Tere kõigile jõuspordi austajatele! 2025. aasta Eesti kõige tugevamad mehed ja naised, alla 23-aastased rammumehed ja ka alla 105 kilo kaaluvad rammumehed selgitati välja sel aastal taaskord Tartus, kus toimus Tartu rammumees ja rammunaine 2025. Ja nüüd on kõigil televaatajatel võimalus näha, mis toimus, kes olid lihtsalt tugevad ja kes veel tugevamad ja kes need Eesti meistritiitlid siis koju enda aardekappi asetasid. Selle jaoks oleme valmistanud siin 4 nädala jooksul 4 saadet. 2 saadet on juba vaadatud. Teame, et U23 arvestuses on Eesti meister Markus Tank, U105 arvestuses Ulvar Vahter ja nüüd on siis kord naiste käes. Ja nagu ka eelnevatel nädalatel, nagu ka täna ja nagu ka järgmisel nädalal, kui on eetris meie viimane saade, kommenteerivad võistlejate tegemisi Tiit Loo ja minu kõrval koha sisse võtnud endine rammumees Markus Männik. Tere Markus! Tere Tiit! Kuule, iga nädalaga läheb mul see sissejuhatav tekst vist nagu pikemaks, et nüüd sõitsime esimesel alale sisse. Räägi kiiresti, millega tegemist on. Kuigi juures oleval pillilt vist juba saab aru. Tegemist on klassikalise rammumehe või rammunaisalaga, köiega enda poole rekka tõmbamisega. Et 7 tonni umbes rekka kaaluks ja 15 meetrit distantsiks, et ei olegi muud keerulist kui võtta ka köiest kinni ja tõmba rekka enda juurde. Ja kõige esimesena on võistlustules Marleen Mikk, kus juures siin on võistlustules ju ka Marleeni ema, Ave Mikk. Täpselt nii. Ema on kohe tellimise peale meil ka siin kaadris tütrele kaasa elamas ja juures oleval pillilt on näha, et see esimene ala rekka tõmbamine on päris korralik kannatamine siin Marleenile. 60 sekundit on kontrollaeg, mille jooksul kas tõmbad 15 meetrit ära või siis mõõdetakse tulemus ära, mis on 7.55 Marleenile. Jah, hetkel selline tulemus, et eks saame näha, kuidas ala edasi läheb, et rekka on raske naiste jaoks, kindlasti raskem, kui ta võiks olla, aga kuna tegemist ongi raske jõustikuga, siis on ju kõik õige. Järgmisena Kärali Paatsi. Kärali Paatsi on ka noor nii-öelda jõusportlane, viimastel aastatel siin võistlusareenile tekkinud ja täitsa tubli ja südikas tüdruk. Me nägime siin, et ta alustas niimoodi, seisis selle raami peal püsti. Me oleme sellest rääkinud, räägime veel korra, et kas see on nüüd õige taktika või mitte? Ja see raami peal seismine on täiesti okei, aga võib-olla nii rasket raskust algul tõmmates tuleks köit natukene järgi anda, et ei oleks need käed sealt varvastest eespool, vaid umbes selle põlvede juures, siis on tõmbajal kõige rohkem jõudu, et see raske rekka liikuma saada. Aga Käroli saab ikkagi selle rekka tundub siin lõpuni tõmmatud. Tempo on tõesti hea, et natukene üle 40 sekundi, 42,78. Ja saab ilusti lõpuni tõmmatud, nii et väga hästi saab rekkat tõmmata küll. Ja juulikuus see võistlus Tartus toimus 2 päeva jooksul, see siis on päev number 2, kui võistlesid naised ja siis ka mehed ja ka naiste võistlus oli rahvusvaheline, seal oli siis seesama Lilja Venitšute, leedulanna oli võistlus tules, kes siin eestlannadele konkurentsi tuli pakkuma ja etteruttavalt võime öelda, et seda ta tõesti tegi. Ja väga-väga võimsalt ja kogenud võistlejaga on tegemist, kes ei ole siin ala juurde tulnud juhuslikult, on väga pika jõutõstmiskogemusega ja seda on igast liigutusest näha ka, et tüdruk võtab seda ala ikka väga-väga tõsiselt. Ja siit tuleb kindlasti ka hetkel uus liidriaeg, alla 30 sekundi või siiski natukene üle, 30,18. Jah, väga-väga võimas tulemus, et oleks üllatav, kui keegi suudaks siia seda ala või seda tulemust üle teha, et ligilähedale ilmselt tuleb neid aegu, et rekad oluliselt kiiremini tõmmata, võib-olla. Jah, et oleme veel võlgu selle info, et naisi tegelikult ju stardis lausa 9. Et Anne-Mari Matsi eile siis, nüüd ütleme, saab öelda selle konkreetse võistluse kontekstis eelmisel päeval nägi, kuidas tema elukaaslane, kes seal taga teda filmimas on, Ulvar Vahter tuli kuni 105 kiloste meeste arvestuses Eesti meistriks ja kindlasti Anne-Mari soov oleks seda sama teha tegelikult siin ka naiste arvestuses, aga milles siin nüüd asi on? Kas see esimene tõmme ikkagi sai tehtud natukene valesti, et kui sa ei saa seda rekkat tõmbama ja või õigemini liikuma ja sa paned sellesse esimesse tõmbesse kogu oma selle ressursi, inertsi ei teki, siis on väga-väga raske. Jah, et kui ta liikuma ei hakka, siis iga uus tõmme on nullist, et me isegi näeme ju tegelikult. Veereb tagasi juba, et seal on väike tõus ilmselt stardis, et kui sellest tõusust üle ei saa, siis ongi täpselt see olukord. Just.
aga näeme, et Anne-Maril on kindad kätte teibitud ja igati valmis head tulemust tegema. Ja, siin on kaadris näha. Rekka vajub tagasi, et seal mingi väike tõus on, aga see tõus on kõigil ühtemoodi, nii et just enne nägime, et on võimalik tõmmata küll. Ja no vaatamata sellele ütleks, et niimoodi on kõige raskem võib-olla üldse, et kui sa lõpuni ei jõua, aga pead sisuliselt kogu aeg tegema 100% sooritust. 60 sekundit tööd teha ja väsitab ikka oluliselt rohkem kui 42 sekundiga see lõpuni tõmmata, et aga nüüd vaatame, mis soomlane Annika Karhu. Eestist pärit rammunaine, kes on siin võistlemas käinud Tartus, nüüd kui mälu ei peta, on juba vähemalt nii-öelda nagu 3. kord. Eelmistel aastatel on võitnud, nii et kindlasti tahaks oma Tartu rammunaise tiitlit aga vaadates neid liigutusi, siis tegemist on kindlasti oma ala professionaaliga ja ei tee ühtegi liigset liigutust või sellist kahtlevat liigutust. Alad on ilusti paigas, töötab selle selja ülemise osaga, kus on jõudu kõige rohkem tõmmata ja tulemus 34-58. Natukene leedukast vähem või aeglasemalt, aga ligi lähedale. Et rahvusvaheline võistlus, naiste võistlus, eestlannadele konkurentsi pakkumas üks soomlanna, üks leedulanna ja ka üks lätlanna. Et täitsa palju. Järgmisena eestlanna Diana Süld. Diana on ka siin võistelnud ikkagi juba mitmes aasta läheb. Jah, ilusti tõmbamist on harjutanud, asend on paigas, aga kas ka samas kohas kinni, kus Anne-Mari oli. Praegu tundub küll, et mingi liikumine tuleb, aga kas ta saab sealt edasi ka? Väga raske. Me näeme ka, et sama moment, et millest me oleme rääkinud, et käed on liiga ees. Just, et peaks olema põlvede juures. Just. Et sealt on jõudu tõmmata ka. Aga ei tule. Sekundid tiksuvad täiesti halastamatult ja ei saa sealt edasi. Ja nägime, et siin kohtunikud ka vaatasid täpselt samamoodi, et näed, see on see koht, kus on selline väikene jõnksu koht ja kui sealt minema ei saa, siis ongi täpselt see olukord, et nulliring. 1,4 meetrit siiski kirja tuleb. Jah, et 8 sentimeetrit rohkem kui Anne-Mari tõmbas, et ka 8 sentimeetrit võib tabelis 1 punkti rohkem tuua. Võistluse lõpuks võib see saada määravaks. Ilm on täpselt selline, et natukene aeg-ajalt sajab, siis jälle ei saja, aga stabiilselt niiske. Ja nüüd siis ka lätlanna Santa Kriivina. Ka noor sportlane, et 24-aastane. Ja ka tema saab tegelikult päris okeilt saab nüüd liikuma ja tempo on peal. No kui nüüd on selline tõmbamine, Markus, me oleme tegelikult rekka tõmbamist näinud väga erinevates formaatides, vahest on vaja seda järgi vedada niimoodi, et köis on ees, vahest ilma köieta, ja siis on sellised erinevad tõmbamise formaadid ka. Kas siin ka tegelikult ikkagi kaal on eeliseks? Ei tea, et kaalu nüüd oskaks plussiks või miinuseks siin lugeda, et kui kogu seda sooritust vaadata, siis minu hinnangul määrab ära see sõrmede tugevus, kui tugevalt sa suudad sellest köiest kinni hoida. Kas siis köis hakkab käest ära libisema tõmmates või mitte? Et see jalgade ja selja jõud on ikka tavaliselt tugevam kui sõrmede haare, et seda tõmbamise kiirust määravad ära need sõrmed ja siin me näeme ka, et Avel on kindad käes, et seda haardumist natukenegi paremaks saada. Et see tugev selga jalg saaks rekat liigutada, et nii suur koormus ei tuleks sõrmedele. Ja Ave saab rekka liikuma väga raskelt ja näeme, et samamoodi ka natuke liiga lähedalt võib-olla. Ja see esimene tõmme täpselt samas kohas on nüüd see rekka, kus me nägime seda nii Marleeni puhul, vaid nii Diana puhul kui siis ka Anne-Mari puhul. Et ligemale 1,5 meetrit ta liigub, siis on väike jõnksu koht ja tuttav tunne seal nii rekkajuhil kui ka kohtunikul. Ja siis oleks halb, kui kõik võistlejad lõpetaks seal selles ühes augus, aga kuna ikkagi enamus võistlejad suudavad selle liikuma saada ja lõpuni tõmmata, siis see näitab küll natukene võistleja
võistleja vormi. Ja minut aega saab nüüd Ave Mikul ka täis ja tulemuseks 1.29. Nii et tegelikult võime öelda, et siin esimesel alal juba 3 Eesti naist ikkagi selgelt ebaõnnestusid. Aga alavõit läheb Leetu, Annika Karhu teine, Karoli Paatsi saab siis ainsa eestlasena vist kas täitsa lõpuni. Aga võistlus läheb edasi, 5 ala kokku on. Esimene ala on tehtud, tähendab, et 4 tükki on ees. Minu kõrgem matemaatika seda ja Apolloni kang. 50 kilo on ja, siin. Algraskuseks 50 kilo ja ikka see sama hea Apolloni kang, mis ei käi ringi ja on jube jäme ja ebamugav tõsta. Ja naistel on nüüd selline väike erand tehtud, et rinnale võttes võib toetada kangi vöö peale. Siin peatavate hulgas Marika Silm, ja, kes selle hooaja küll jätab vahele, aga on juba sahinaid kuulda, et järgmiseks hooajaks on tugevam kui kunagi varem, et tegemist mitmekordse Eesti meistriga rammunaistes ja ka jõutõstmisest neid on väga-väga häid tulemusi, et vaatame, mis ta järgmine aasta meile näitab. 50 kilo siin siiamaani mitte kellegele raskusi ei pakuta, nüüd Santa Grevina. Ja seda raskust nimetaks küll inventariga tutvumise raskuseks. No seda me nägime tegelikult ju ka meeste ja juunioride arvestuses, et paljud siin tegid, ütleme, küllaltki sellised kerged katsed tegid alguses alla just selle mõttega, et esiteks inventariga tutvuda, natukene lihaseid veel soojaks saada ja Markus, sa oled ju maininud ka seda, et lähtuvalt sportlasest on siiski küllaltki erinev see, et kes võib nii-öelda tulla ja kohe teha ühe soojenduskatse alla ja siis kohe minna maksimumi suruma, kes peab tegelikult neid katseid siin alla tegema rohkem. Just, see on hästi individuaalne ja oleneb ka, kui kaua see võistleja on seal telgi all oma korda oodanud, et kas ta on just eelmise ala lõpetanud ja tuleb esimesena nüüd järgmist ala tegema või on ta eelmise ala teinud esimesena, saanud parima tulemuse ja siis on kogu eelmise ala pidanud lihtsalt ootama oma korda. Et sellest nüüd väga-väga palju sõltub. Nii, Anne-Mari Maitsi. Anne-Mari kindlasti siin eestlaste arvestuses noolib esikohta, aga kui nüüd see Apollon võiks olla üks tema trumpe, siis esimeselt alalt tulid ikkagi päris korralikud miinuspunktid, jäi ta seal suisa eelviimaseks, et eks ole näha, et kas see võib kätte maksta, küll aga kui me vaatame tagasi, ei ole vaja väga kaugele tagasi ju vaadata eelmisse nädalasse, kus me nägime, kuidas siis lätlane Gintauts, eks ju, esimesel alal viimane täielikult ebaõnnestus samamoodi rekka tõmbamises, aga lõpuks suutis ikkagi võidu enda kasuks kallutada. Just nii, et võistlus on läbi siis, kui võistlus on läbi. Et jah, Anne-Mariga kindlasti tasub teda jälgida, vaadata tema tehnikat, ülihea klassika tõukamistehnikaga tüdruk, et seal on vist trennitunde nii mõnigi. Ja ka tegelikult Santa tehnika on selline väga konkreetne kääri tõukamine, et Apollo kangi tõukamisel rammumeeste või rammunaiste juures seda väga tihti ei näe, sellist ilusat puhast tõuget. Nüüd Karoli Paatsi. Karoli tegi väga hea esimese ala. Võttis sealt 3. koha punktid otse ülesse ja ka 55 kilo temale ei valmista siin mitte mingit raskust. 55 kilo peal alustab ka Lilia Venitsute esimese ala võitja. Täitsa huvitav ja kuhuni otse üles. Kuhuni ise hakkas ka naerma, juba tahtis nii-öelda nagu üles hüpata selle kangiga. Ja siin oli näha, et jõud käib ikka väga-väga sellest raskusest üle ja korraks vilkas kaadris ka tema elukaaslane, kellest on siis tänaseks saanud tema abikaasa. Paar nädalat tagasi noored abiellusid. Ja, palju õnne neile. Ave Mikk, 60 kilo. Ja, hoiab ära, hästi. Küll selline piiri peal, et siit juurde keerata vist võib-olla võttis ka liiga lihtsalt seda katset. Ei keskendunud piisavalt, aga eks näis, mis 65-ga tuleb. No tundus küll, et oli ikka päris maksimumi värk. Mida nüüd suudab Diana? Dianal ka esimene ala ebaõnnestus ja tuleb meeles pidada, et kuigi sealt tulemust ei tulda esimeselt alalt, siis väga palju tuhhi läks sinna, et kui sa 60 sekundit järjest üritad maksimaalse sooritusega rekkat käima või mitte käima ei tõmba, aga liikuma, teeb sama välja põhimõtteliselt. 60 kilo on palju, tundub. Ma arvan, et nad tõmbavad käima ka, kui vaja on. Õige, muidugi.
et jah, võib-olla kui siin tähelepanelikuma pilguga vaadata, siis näeme selliseid üsna klassikalisi spordialanõusid seal, kus seda raskust rinnale võttes on näha, et kand vajub natukene läbi, et sellist ala tehes võiks kanda ikkagi professionaalset tõstekinga, mis on jäiga kannaga. Ja mida see läbivajumine siis nii-öelda nagu teeb, kui nüüd tavavaatajale selgitada? Stabiilsus kaob ära? Just, see tasakaalu hoidmine on oluliselt keerulisem, kui see tossutald on selline painduv ja läbivajuv. Just, et kui me vaatame neid võistlejaid, kes seal taustas, näiteks Annika Karhul paistavad kohe tõstekingad silma ja enamus võistlejaid neid ikkagi kasutab, et minu soovituse, et tehke väike investeering ja saate oma tulemused oluliselt paremaks. Nii, 60 kilo sai ka Marleen ema järgi kirja ja tundub, et siin ka lätlannale tegelikult ei valmista see 60 kilo veel mitte mingit raskust. Jah, see oli selline ka soojenduskatse veel. No 55 oli ka Carolile küllaltki kerge pealt näha. Kas tuleb ka 60? Natuke puudu, aga siit on võimalik kokku võtta ja ilusti tugev tõuge teha. Tundus küll, et kui saa... Ei tule. Aga ei tule 60 kilo ja sai siin natukene jalalaiget ka Caroli. Aga tunnetas ära oma piiri, et ei ole mõtet rohkem energiat raisata ja läheb valmistub järgmiseks alaks. Väga mõistlik. Aga meie paneme raskust juurde. 60 kilo peal see tähendab, et 65 kilo peal peaks siis jätkama meil veel 5 naist. Kõigepealt Avemik, siis Marleen, Santa Griva, Venitšute ja tegelikult Annika Karhu on ju ka veel endiselt olemas, kes siin on mitu katset nüüd vahele jätnud. Mitu katset vahele, et sealt ilmselt tuleb midagi ilusat. No 60 sa ütlesid, et Avel oli päris maksimumi peal, et tundub, et... Seda on täna natukene palju, jah. Üks tähelepanek veel, et enamasti treenitakse ikkagi siseruumides ja Apollo-kangiga ei olegi see asi võib-olla nii keeruline, kui on klassikalise rammumehe palgi surumisel, et kui sa tuled sellega õue, siis sul ei ole väga pidepunkt, et eriti kui on selline hall taevas, nagu meil siit paistab, siis või kui on tuul ja puud kõiguvad, siis sellist tasakaalupunkti saada on päris keeruline, et pead keskenduma mingile hoonele või et see kindlasti mõjutab, et mõnigi sportlane võib olla üllatunud, et saalis saab selle raskusega ilusti hakkama ja väljast võisteldes millegi pärast ei saa üles. No Anne-Mari supertehnika 65 kilo kirjas. Ja Anne-Mari tehnika, see on... Ka sinu silm puhkab, ma saan aru. Absoluutselt. Väga detailile orienteeritud silm Markus Männikul ütleb, et Anne-Maril on väga ilus tehnika. Nii. Aga no Marleen ja Avemik siin nagu ema nõnda tütar järgi, et siin panevad ikkagi täitsa ühte moodi. Ei tule 65 ka Marleenile siit kirja, nii et 2 võistlejat on väljas 65 kilo peal. Santa Grivina samamoodi... Uuesti katsel, jube tihti käib kangi juures. Et võiks ka mõned raskused äkki vahele jätta, eks? No, ju ta tunneb, et nii on õige ja ilusti samasuguse tehnikaga, ei mingit värinat. Ja ju tundub, et temale just niimoodi sobibki. No nii, Annika Karhu. Väga agressiivselt kangloosu visati sinna rinna peale üles. Ei mingit kahtlemist ega mõtlemist. Väga võimsalt. 65 kilo jätab nüüd leedulanna Venitšute jätab vahele, mis tähendab, et liigume 70 kilo peale. Eks siin on natukene tundub ka soomlanna ja leedulanna vahel on selline kassi-hiire mäng. Jaa, aga ka Eesti tüdrukuid ei maksa siin tähelepanuta jätta, et väga ilus 70 kilo tõuge oli, et vaatame, mis Santa selle peale ütleb. Kohtunik annab vile, kontrollaeg 60 sekundit, nii palju aega siin loomulikult tegelikult vaja ei ole. Väga hästi. Aga 70 kiloga veel ei lähe igastahes raskeks. Aga neid sarnaseid kergeid tõsteid on ta juba teinud järjest ju 4 või 5. Ta pole mitte ühtegi vahele jätnud tõesti. 50 pealt alustas, 55, 60, 65 ja ka 70 nüüd. Neid, kus Annika võttis ka kangi vöö peale, et kang oli veel õhus, kui juba muutis kätte asendit, et seal kang hetkeks ka ei peatunud. Ja samas ütleme siin täiesti seda tipusurumist oli näha, et väga lihtsalt see ei tulnud. Nüüd 70 kilo leedulanna. No täiesti toorelt õlajõuga, et
jah, see oli... Klassivahe. See on jah, siin jah, täpselt klassivahe. Siin pole rohkem midagi öelda. Ei ole asi tehnikas ega ei oskagi kommenteerida sellist tõuget. Asi on jõus. 75 kilo. Ja nüüd lähevad raskused juba naiste mõistes päris korralikuks. Jah, juba oli näha ka, et selja pealt käis üles tõmme, mitte enam jala pealt. Aga rinna pealt on, jah. Tegelikult oli ta käe peal küll, aga ei hoidnud ära tasakaalu. Aega on. Nüüd on täpselt see moment, et 60 sekundit on selle soorituse jaoks aega. Esimeseks soorituseks kulub umbes 15 sekundit, et siin ütleme 20 sekundit saab puhata. Ja siis tegelikult võiks ju teha veel ühe täiesti korraliku soorituse veel. Võiks teha. No nii, Anne-Mari. Rinnal on. Ja ei hoia ära. Tõuge kõik on, kang on õige kõrguse peal, aga lihtsalt ei hoia käe peal ära. Midagi teha ei ole. Ja mis siis seal puudu jääb? Kas tasakaal, no tasakaal on üks asi, aga kas see tasakaal jääb mingi kehajõu või millegi sellise asja taha? Pigem on see ikkagi õlajõud, mis peaks seda raskust seal pea kohal fikseerima. Ehk siis õlast kuskilt vajub läbi, lihtsalt täpselt nii. No, näeme, siin oli vist jalad ei olnud päris ühel joonel, et oli natukene asendit korrigeerida, aga 75 kiloga said ilusti hakkama ja no tundub küll, et ikkagi lätlannal ka siin mingi väsimuse moment või mingid grimassid ikkagi on näos siin pärast viimast 2 katset. Nüüd ma korraks vaatan, et mis lätlanna vanuseks on, aga ma seda... 24. Ma just tahtsin öelda, et ei hakka seda välja ütlema, et pärast oleme veel halvad või midagi. Aga jah, jõudsid must ette. Et väga noore võistlejaga tegemist ja ilmselgelt läheb veel mõni aasta aega, et oskaks võib-olla oma jõudu paremini kasutada või jagada selle võistluse jooksul. Näeme, et Annika Karhu peab siin päris palju vaeva nägema, et see raskus kõigepealt vöö peale saada. Ja siis tuleb see mitte kõige puhtama katsega. Mitte kõige puhtam, jah. Aga loetakse ära. Aga 75 kilo, väike raskus ei ole. Aga Liilja võib siin võib jälle üllatada. Nojah, et kas see toores jõud mingi moment lõpeb otsa? Ei veel mitte. Isegi kulm ei kerkinud selle peale veel. Huvitav, mis tema maksimum oleks? Nagu päris maksimum. Mul on selline tunne, et täna me seda teada ei saa. 80 läheb igatahes peale. No siin nüüd on tõenäoliselt läheb ka lätlannal päris raskeks. Tuletame meelde, kõik raskused on ta teinud. Ja siin oli juba tegelikult oli näha, et võhm oli väljas. Just, ja tõug enam ei olnud nii terav, et jõuaks seda raskust piisavalt kõrgele tõugata jalaga. Aga iseenesest tehnika väga hea ja natuke veel tööd teha, siis tuleb küll. Ma just tahtsin öelda, et Annika eelmise ja ka üle-eelmise katse põhjal tundus, et temal siis nagu see parem õlg on see, et ta näeb natukene välja, et ta ei suudagi seda päris sirgelt fikseerida, et ta on selline 80 tõugatud. Nipa-napa, aga... See oli ilusam katse kui eelmine. Tundub, et kogenud sportlane lihtsalt praegu võttis ennast täielikult kokku, et teha see üks maksimaalne sooritus. No, leedulane teeb puhtalt sisuliselt õlajõuga, jalga on seal väga vähe. Me oleme näinud, et selline jõud mingi moment on lihtsalt piir ees ja kõik. Jala pealt tal ikka tuleb selline terav tõuge ja sellest piisab ja ülejäänud surub õlaga, jah, täpselt nii. Aga raskust juurde. 85 ja võistlejaid on alles jäänud 2. Annika Karhu. Ja puhkepausid võistlejatel lähevad järjest lühemaks. Et enam ei ole võistlustules 9 naist, et oma katset saab piisavalt kaua oodata, vaid tuleb järjest kordusi teha või järjest katset teha, aga ei. Seda oli Annikale juba natukene liiga palju. Siin oli näha ka, et proovis seal, tõstis kõigepealt vöö peale, siis tahtis tõsta kõhu peale, et vöö pealt ei jaksanud enam rinnale kantida ja siis tegi endale natukene haiget ka. Ja leedulanna 85. No ei mingit muutust. No seal on varu oleks olnud veel. 60 või 85, mina ei näinud küll erinevust tehnikas. Nii et leedulanna Liilja Vilinchute võtab siit teise ala võidu. Annika Karhu on taaskord teine, Santa Grivina tõuseb 3. Ja hetkel siis kõrgemal kohal on 4. kohal eestlanna Karoli Paatsi. Võistluse selgroog saab aga järgmise alaga murtud, kui 3. ala on siis raami tassimine distantsi peale, kontrollaeg on 60 sekundit, raskust on 120 kilo
ja eelmise ala vastupidises järjekorras. Naised paaridena siis seda tööd tegema lähevad ja näeme, et siin Caroli esimesed 15 meetrit kõnnib ikkagi tuntavalt kiiremini kui Diana. Jah, et siin aega viita ei ole, et kui saad jala joonele, siis on aega puhata. Tegelikult ei ole aega puhata, sest võidab see, kes kõige rohkem meetreid läbib. Ja võistleja tõesti ei pea siis kogu raamiga kõndima üle selle joone, vaid peab jalaga astuma. Nägime siin, et Diana isegi tegi ühe sammu liiga palju. Need on kõik sellised väiksed nüansid, mis lõppkokkuvõttes tegelikult tulemusele jätavad päris olulise jälje. Just, et sekund siit ja sekund sealt ja nii need punktid tabelist ära kaovad. 15. Või siis vastupidi, et teed kõik ideaalselt ja just kui punktid maast leitud. No nii, Caroli toob 60 meetrit, oleks veel mõned sekundid aega, et paar meetrit liigutada ja seda ta teeb. No see on see, millest me rääkisime esimeses saates, rääkisime teises saates, mis on selline, ütleme, ideaalne sooritus, et sa jõuad oma selle viimase otsa tehtud niimoodi, et sulle jääb, ütleme, 5 sekundit. Just. Liikud üle raami ja see oluline meeter sinna veel juurde. Ja kontrollaega ikkagi maksimaalselt ära kasutada, et ei jätaks sekundeid kuhugi vedelema. Konkurendid nopivad need kohe üles ja oledki oma punktist ilma. No siin nüüd ema ja tütar oma vahel. Ave Mikk versus Marleen Mikk. Ema on esimese otsaga natukene kiirem. Ja näeme, et Ave läheb ümber raami ja Marleen läheb siis raami alt. Ja, et kui seda piisavalt kiiresti teha, siis võiks olla ka jällegi koht, kus seda aega juurde võita või jätta kulutamata. Aga tegelikult üks haruldane hetk selle võistluse jooksul, et me näeme seda raami kandmist, kui vihma ei saja. Nii et naised saavad seda kuiva raamiga teha ja magneesium, mis käte peal on hõõrutud, et see ilusti täidab oma eesmärki ja aitab selle raamil õiges kohas püsida. Korralik võitlemine käib. Avel on 45 meetrit käidud. Tundub, et ka Marleen jõuab 45 peale nüüd. Kas Ave jõuab ka 60 peale? No tundub. Nii aeg see läbi. Napilt ei puudu. Aga vahet ei ole, kui napilt puudu on ikkagi puudu. Nii et tulemus siis 57,5 on hetkel teise koha tulemus ja nüüd lähevad siis Santa Grive ja Anne-Mari Matsi. Lätlanna on esimese otsa kiirem. Väga kiiresti ja Anne-Mari läheb raami alt. Ja tegi seda väga kiiresti. Tegi. Sai natukene aega tagasi. Kaadris näeme ka, et startisid peaaegu samal ajal. 30 meetrit on kohe mõlemal tehtud. Ja nüüd siit on juures oleval pillilt väga hästi näha, et mis see vahe on, et kas sa tuled raami alt või raami kõrval. Ja isegi Anne-Mari sai juba kiiremini starditud, mis siis, et ta kõndis seda 15 meetrit natukene aeglasemat. Sa lihtsalt ei pea oma seda asukohta siis rohkem seal sättima. Just. Ja nüüd läheb Anne-Mari ka Lätlannast mööda. Ja jälle paar sekundit. Teeb selle, läheb ümber raami ja siis ta peab hakkama uuesti nagu sättima, et kust ma võtan, mida ma teen. Väga hea õppevideo tuli siit. Ja, et Anne-Maril on nii-öelda see, kuidas ma ütlen, punkt on kogu aeg sama, et ta ei pea uuesti vaatama, et kuhu ta läheb selle raami taha. Ja nüüd on juba selgelt ees ja siit tuleb uus liidri tulemus. Anne-Mari Matsi teeb siit väga-väga hea kolmanda ala. Ilusti kontrollaja lõpuni ja kogu aeg sai efektiivselt kasutatud, nii et väga-väga hea sooritus. Uus liidri aeg ja kui palju siis, kas tuleb 70 meetrit täis? Ei tule. 69-93. Nipa-napa ja Santa Grivina siis täpselt 60 meetrit. Ja, et väga-väga hästi näidatud, kuidas erinev tehnika toob aega juurde või siis hoopis kulutab seda. Aga nüüd võistluse liidrid, vaatame, kas siit tuleb täiesti teisest klassist tulemus. Annika Karhu versus siis leedulanna Lilja Ventsikute. No ei teagi päris täpselt, kuidas seda hääldada. Üritasin siin hoogu võtta igat pidi, aga tuleb lõpuks, kuidas ta tuleb ikka. Aga nägid, nüüd hakkas Annika ka raami alt minema. Et esimese tagasipöörde tegid ümber raami, nüüd kasutab sama tehnikat, mida konkurent. Aga siin on jällegi, tuleb tõdeda, et leedulanna on natukene omas klassist, sammu võrra maas on temast soomlanna ja siis tulevad kõik muud seal, võitlevad ikkagi rohkem nagu selle pronksikarva medali eest, et leedulanna on väga võimas. Siiamaani selline mulje on jäänud aga siin on veel paar ala tulemas, et see pilt võib veel muutuda. No nii 60 meetrit oli mõlemal täis, leedulanna teeb siit veel ka 75 ja on piisavalt aega. Ja nüüd ongi, kas mõlemad jõudsid siis täpselt 75 meetri peale, ehk siis tegelikult võiks öelda, et leedulanna tegi siit väikese taktikalise vea, et puhkas natukene liiga kaua, ei jõudnud teisele poole raami, et seda meetrikese veel edasi lükata.
igatahes nii on. Lõppkokkuvõttes ikkagi tegelikult, kui vaadata tulemusi, siis Annika päris lõpuni ei jõudnud. Tal jäi seal pool meetrit puudu, mis tähendab siis seda, et leedulannal on ikkagi 3-3 alavõitu ja Annikal on praegu 3 alast nii-öelda 3 teise koha positsiooni ja nad on hetkel selgelt ülejäänutest natukene eraldunud. Eelviimane ala on juba käimas. Just, seesama jonnakas metalltoru ümber või üle kantimine. Fiddle fingers. Väga ohtlik ala. Õnneks vihma ei saja. See toru on hetkel kuiv, magneesium ilusti hoiab seda paigas, aga abimeestele parajalt närvikõdi ja võistlejatel endal ka muidugi. Näeme, et Diana Süld on siin esimene, kes kandib, teeb seda Süldile sobivalt või vastupidi, Süldile ebasobivalt südikalt. Nii vist kõlab loogiliselt. Aga ei, tubli. Tundub, et väikene vigastus on siin esimestel aladel saadud. Natukene lonkab, kui liigub ühelt poolt teisele poole. Aga võitles vapralt lõpuni. Ja, aga huvitav, et kontrollaega juba kõrvalt loetakse ja kui sa oled nagu 10-sekundilise soorituse alguses ja aega on veel 5 sekundit, siis teinekord on targem loobuda ja hakata mõtlema juba järgmise ala peale. Seda on kõrvaltvaatajana lihtne rääkida. Absoluutselt, siin istudes on seda väga-väga lihtne öelda. Olles ise võistlustules, siis isegi ei kuule, mida see kohtunik seal või publik, mis häält nad teevad või kas nad üldse midagi teevad. Sest eriti just selle kontrollaja lõpus on viimased pingutused on ikkagi täiesti maksimaalse jõureservi najal. Absoluutselt. Marleen Mikk teisena. Nii, pool kontrollajast on möödas. 2 kordust on tehtud, Diana kontrollaeg 3 korduse peale on 44,33 ehk siis kui kokku on 60 sekundit, siis pärast igat kordust kohtunik paneb aja kinni. Just, et kui tehakse võrdselt kordusi, siis kiiremalt need kordused ära teinud võistleja saab rohkem punkte. Ja circa 15 sekundit võiks siis ühe korduse ajaks olla. Ja siin näeme, et kontrollaeg hakkas lõppema ja võistleja loobus ka, et väga õigesti tegi, et ei ole mõtet ennast kulutama minna, kui nii on selge, et sealt tulemast rohkem ei tule. Jah, sest vahest on need reeglid ka erinevad, et võid teha, ütleme, soorituse lõpuni, kui saad raskuse kätte, siis kõleb vile saad teha soorituse lõpuni. Aga enamasti on ikkagi niimoodi, et aeg läheb kinni siis, kui see nii-öelda... Kui kontrollaeg on täitunud, jah. Jah, just. Just nii. Aga siiamaani 3 kordust on tehtud, ajaga 44,33 ja 52,92, et tahaks loota, et ülejäänud võistlejad alla 3 korduse ei tee, pigem rohkem, aga eks näis. No veel on siin raske ja siin tehnika poole pealt näeme ka, et üritab seda saada sirgetele kätele ja see on ka see ohukoht selle alaga, et kui sa üritad lükata sirgetele kätele ja seal see käsi nii-öelda nagu libiseb või sa üritad tippida niimoodi visates ja see palk sealt 2 käe vahelt läbi tuleb, siis kuhu ta tuleb? Ja, siis ta tuleb vastu vahtimist. Sinna, kuhu ta tahab tulla. Ja Ave pidi ainult 1 kordusega leppima. Ajaga 14.59, et nüüd natuke sõltub nüüd järgmistest võistlejatest ka, et kas keegi lepib ka 1 kordusega või pigem tehakse kordusi rohkem. Caroli esimene kordus on kiirem, aga näeme, et tal on ka vaja kõvasti vaeva näha ja siin on vaja omajagu bitsepsi jõudu, et see raskus kõigepealt sülle saada ja siis edasi, peab ikkagi minema õla peal, et ei ole piisavalt kätes jõudu, et seda saada sirgetele kätele ja siis nii-öelda jalgadega edasi kantida, et on vaja õla peal lükata, õlg on omakorda madalamal, kui oleksid üles lükatud käed ja tänu sellele on lihtsalt see sooritus sedavõrd palju rohkem raskem, mida on ka juures olevalt pildilt näha, et Carol ikkagi võitleb, ikkagi kõvasti võitleb. Ja see on ikka puhas töö tegime, et ei olegi hetke, kui sa saaksid natukene ennast lõdvaks lasta, et kui me veel jõuame, natukene rutan sündmustest ette, et viimase ala kivide juurde, siis iga kivi vahel on võimalik puhata, aga seda asja tõstes ei ole puhkamise hetkena, ei ole. Ja see teebki selle nii keeruliseks ja natuke ka ohtlikuks, et väsinuna tõstes rasket asja ei ole hea kombinatsioon, aga pole midagi teha. Aga nüüd lätlanna, Santa Grivina ja Santa on ka pikema kasvu. Siit tuleb kordusi nagu Vändrast saelaudu.
ja esiteks pikkus kindlasti on eelis ja teiseks on siin kindlasti ka kätes natukene rohkem jõudu, et ta saab selle palgi küllaltki lihtsa vaevaga. Et kui me nägime, kuidas eestlannadel siin oli suur probleem, et ei saanud sirgetele kätele, et siis nii-öelda nagu palgi all edasi kõndida, pidi seda õla peal nii-öelda tõukama, siis niimoodi on see, kuidas tegema peab, eks. Ei ole üldse välistatud, et tal on selline palk kodus olemas, või toru, mida saab trennis kasutada ja on lihtsalt seda väga palju harjutanud. Et 7 kordust juba. Eesti võistlejate jaoks üsna uus ala, et väga palju seda võistlustel näinud ei ole, et võib-olla ka sellest siis tingitud eestlaste selline tagasihoidlikum esinemine sellel alal. Ja siin nägime, et kõrvalt treener ütles 7. korduse peal 49-28 alla 10 sekundi on aega. Ütles vist sisuliselt, et aitab küll, et viimast enam ei jõua. No tundus tõesti, et võhm oli päris otsas, aga nipa-napa, ehk oleks jõudnud. No üks ala veel tulemas, et võib-olla see oli selline strateegiline otsus, et jätta natukene viimasele alale ka energiat. No nii, mida suudab Anne-Mari? Eelmise ala tulemus oli tal väga hea, sealt tulid 3. koha punktid. Ja, siit liigub ka täitsa hea tempoga, kordus järjest tuleb, juba siis 3. kordus. Tempo on hea. On. Aga siiski on näha, et tal on natukene raskem seda sirgetele kätele saada, kui oli lätlannal. Aga liigub järjest, et selliseid hingetõmbepausi endale ei luba. Nüüd natuke kiirustas. Ja, sai natukene liigset energiat ja aega kulutatud. Alla 20 sekundi on jäänud, et kas 6 kordust on vist tehtud. Jõuab veel teha. Jõuab veel teha, aga see on ka kõik. Aga näha on, et hingamine läheb juba keerulisemaks ja juba üle 50 sekundi tööd teha. Nii, saab aru. Ja nüüd saab ise ka aru, et lihtsalt ei jõua. Siit rohkem ei tule, jah. 6 kordust. Jah, 6 kordust. Mõtlesingi, et endal läks lugemine siin vahepeal sassi. Et kas see oli nüüd 7 või 6, aga oli ikkagi 6, nii et hetkel Anne-Mari tulemus on 2. koha vääriline, aga meil on veel tulemata võistluste liidrid. Kõigepealt Annika Karhu. No siin me näeme ka, et inventar ei saa niisama vedeleda, et on kogu aeg liikumises ja Annika oma kogemuse pealt kindlasti on seda ala kordades või korduvalt teinud ja omab seda kogemust, et väga hästi liigub. Jah. Aga ei saa öelda, et see tema jaoks nüüd mänglevalt kerge oleks. Seda kindlasti mitte. Tõesti on ikkagi pingutus. Seda kindlasti mitte. Et seda on grimassist näha, et just kui see toru ots sinna käte peale, sinna õla kõrgusele tõsta, et siis see tuleb ikkagi raskelt. Ja lõpus hakkab siin kindlasti mängima rolli ka võhm. Absoluutselt. Ja nüüd ühe korduse jõuab Annika veel teha. Ja see peaks olema 7. kordus, mis tähendab, et hetkel Santa aeg jääb püsima, ehk siis 7 kordust alla 50 sekundi on hetkel endiselt liider. Just. Nii et Annika Karhu 7 kordust ja 55,7. Siiamaani kõik 3 ala on leedulanna Lilja Venitšute võitnud. Ja kas nüüd siis tuleb järjekordne jõudemonstratsioon, et kus justkui oleks vahepeal raskust maha võetud? No vaatame. No muidugi, see poiss. See toru lihtsalt visati üle, jah, et siin pole tõukamisest või õlaga nügimisest juttugi. Ei väike viga ka, aga selle see oli lihtsalt kiirustamisest. Selle saab endale andeks anda. Et siin on tõesti 4. kordus on see, 20 sekundit on kulunud. Ja veel ei ole pidanud nagu liiga palju tööd tegema, et see on selline kardiosport on hetkel rohkem. Abimeestel on tegu, et jalust ära jõuda. Ja 6 kordust on tehtud, aega on veel üle 20 sekundi. Alavõit on käes. Siin ei ole ei jää kahtlust, et eelmised 3 ala võitu ei tulnud mitte kogemata, vaid ikkagi puhta kogemuse ja treenituse pealt. Ja tulemused on meie ees pärast 4 ala. 1 ala on jäänud, siiamaani kõik alad võitnud. Lilja Venitšute on 5 punktiga liider, Annika Karhu 2 ja väga hea eelviimase alaga tõuseb hetkel siis 3. positsioonile lätlanna ja eestlannadest siis parim on Anne-Mari Matsi. Nii et siin rahvusvahelisel võistlusel hetkel välised konkurendid kipuvad eestlasi nagu selja taha jätma, aga 1 ala on veel ees ja see on kivide tõstmine. Ja me ei väsi kordamast, et võistlus on siis läbi, kui viimane võistleja on lõpetanud viimase ala, et kõike võib juhtuda. Et esimeseks kiviks 50-kilone betoonpall, mis on vaja saada 1,70 platvormile. Ja lihtne ta ei ole.
et 50 kilo Ave Mikk jaksab õlale võtta küll, aga pikkusest lihtsalt jääb puudu. Praegu ma mõtlen, et hea, et see kontrollaeg on 60 sekundit, mitte 75 või 90, et üsna kiiresti saab selgeks, kui palju kive sinna üles jõuab, et ilmselgelt see platvormi kõrgus on see, mis praegu Avele saatuslikuks saab, et jõupuudust ei ole, aga pikkuse puudust on. Ja kõrval, nagu ikka, lapsed kipuvad vahest lapsevanemaid õpetama, siis õpetus tõsta see sinna peale. Ja vastus oli, ma ju ei saa. Aga no ei olnud küsimus jõus, küsimuses oli pikkuses ja see Atlase kivid, ütleme, üks legendaarsemaid rammumeeste alasid üldse, paraku selles formaadis on selline, et pikkus on eelis. Pikkus on eelis ja pikkuse puudujääki saab kompenseerida hea tehnikaga. Et kindlasti me oleme juba näinud ja me kindlasti näeme veel, kuidas visatakse selle kivi sinna esimese platvormi peale. No see on jõhker vaatamine, et kuidas siin need esimesed võistlejad kujuta nüüd ette, et 50 kilo ja üritad seal teha mingit hüppeliigutust õla peal. Kogu keha on pingul, nagu kõik selg, jalad, kõik on pingul. See on, ütleme nii, et see ei ole tegelikult lihtne vaatamine, eriti kõrvalseisjatele. Nüüd on juba käsi läheb sinna raami peale. Vaadake selle kohtuniku nägu seal. Et ma mäletan, kuidas me vaatasime seda. Siin sai nüüd hapnik otsa. Et võib televaatajatele nii-öelda öelda, et tegelikult kõik oli Dianal korras, aga siuke küllaltki kompromissitu ja Eesti naisele omane ennast salgav võitlus kiviga, mis oleks võinud väga lihtsalt tegelikult lõppeda ka vigastusega. Kõik läks hästi, et lihtsalt oli nii-öelda tuhh väljas ja oli ka väikene vigastus eelmistelt aladelt. Tehnika töötas, väike nõks jalaga ja visati see kivi sinna ilusti platvormi peale. Väga napilt, aga siiski peale. Et on võimalik tõsta. Teine kivi 60 kilo. Aga on peal, tegelikult on peal. Lihtsalt hoiab kivist vales kohast kinni. Et ei suutnud nii-öelda nagu õigesti seda kivi kätte võtta või ma ei oskagi paremini kommenteerida, et nüüd on rollid vahetud, et nüüd Ave Mikk siis oma tütart Marleen Mikku õpetab, et võta nii või tee naa, aga siin hakkab nüüd kontrollaeg otsa lõppema. Ikkagi väga-väga palju, nii napilt jääb puudu. Nii meeletu pingutus, et siin isegi kommenteerides jääb mul juba selge valusaks, et nagu ise tõstaks seda kivi praegu. Et ei ole lihtne vaatamine. Aga siiski esimene veal. No tundub, et jah, et kas võtame ka siin 10 sekundit puhkepausi. Mõlemad hingeldame sõna otses mõttes. Laseme edasi. Okei. No nii, Karoli Paatsi on järgmine. Kas temal tuleb natuke lihtsamalt? Nii, see rinnale tõus oli küll väga-väga kiire. Selline, et kui seda hoogu saaks natukene pikemalt hoida, siis kivi tõesti lendaks sinna peale juba. Aga ei, no jääb kõrgeks platvorm natukene ka Karolile. No siin on raske on midagi öelda, et juures ole pilt räägib ise enda eest. Vaata, esimene ala tuleb natuke meelde, et see reka tõmbamise selline surnud punkt kusagil seal algusest 1,5 meetri kaugusel. See on väga hea analoogia. Et siin me näeme sama situatsiooni, et jõud on ja kõik oleks nagu õige, aga no pikkus. No siin oli jah, et Karoli samamoodi, et lõpus natukene vihastas, et siuke, et aitab pullist küll. No nii, Anne-Mari. Kohtunik annab märku, et startida on vaja selle musta mati tagant. Ja kõigil ühte moodi ja Anne-Mari võiks nende kividega natukene paremini hakkama saada. Kenasti toime tulla. Näeme, ikka temal on selle esile. Oli esimese hooga oli ta täitsa ilusti üleval, aga täpselt sama stsenaarium, et selle on peal ju. On peal. Põse sarnaga sõna otseses mõttes lükati see kivi ülesse. Kas teine tuleb natuke lihtsamalt? Ei tule lihtsamalt. Kui me nüüd vaatame seal taustal olevat kommentaatorit, siis näeme ka, kuidas see selg vajub niimoodi nõgusaks, nagu ise tõstaks seda kivi. Niimoodi elatakse kaasa. Jah, et pole midagi öelda, et
ja sealt on ka Ulvarit näha, et üritab ka tõsta. Ulvar, kes siis on Anne-Mari elukaaslane. Just. No Markus, me olime mõlemad seal umbes 2 meetri kaugusel, kui see sooritus oli nii-öelda tegemisel ja ma mäletan ausalt, et see oli selle 2 võistluspäeva kõige raskem vaatamine. Oli küll, jah. Et mul praegu läheb ka selg märjaks, et see on otseses mõttes, et tuleb siin kedagi tänada, et kõik need naised nagu terveks jäid, et seal need pingutus oli tõesti nagu nii piiripealne, et oleks võinud tegelikult keegi ka päris tõsiselt haiget saada. Samas muidugi spordinaiste ees müts maha, et keegi alla ei andnud, et kõik ikkagi nagu võitlesid sõna otseses mõttes lõpuni. Ja nüüd siis... Ja siin näeme pikkuse eelist ilusti. Just. Ja muidugi on ka jõudu. On ka jõudu ja on ka tehnikat, et ei tõstagi esimest korda kindlasti mitte. Juba 3. kivi. Aga natuke servaga vastu, aga ilusti peale. Jälle, et oli lihtsalt piisavalt palju pikkust, et see surnud punkt oli nii-öelda juba ületatud ja sealt oli juba kerge see kivi nii-öelda üle lükata. Ja kes meie varasemaid saateid on vaadanud, siis neile ei pea nagu enam meelde tuletama, kui tähtis on sportlase jaoks, et see kivi oleks seal täpselt seal õiges kohas, et ta sealt platvormilt maha ei veereks. Et kulutada 1 või 1,5 sekundit selle kivi paika sättimise peale on väga hästi investeeritud aeg võistluse ajal, et selle asemel, et kivi sealt maha kukub ja see siis võistluse tulemust muudaks. No nüüd saab lätlannal ka kontrollaeg otsa, aga vaatamata sellele võiks öelda, et üks selle võistluse kõige suuremaid üllatajaid kindlasti lätlanna Santa Grivina oli. Ja 90 kivi pani peale, et väga hästi. No nii, Annika Karhu hetkel kindlalt teise koha peal. Väga ilus tehnika, väga hästi peale visatud kivi, see on otse mõttes visatud. Et ta kohe teadis, mida ta nagu tegema peab selleks, et sellele kõrgele platvormile see kõige kergem kivi saada. Just, aga siin räägibki kogemus. Ja Annika on nüüd juba 4. kivi juures. Ka see on peal. Nüüd siis 90. Ilusti sülle. Ja ilma probleemideta. Ja nüüd 100-kilone kivi. Aega veel on. Korraks mõtles, aga see oli vist selline... Tuleb. Ei mingit küsimust. Väike võidutants ka siia lõppu ja on ka põhjust tantsida, ikka 100-kiloseid kive naljat ei näe, et peale pannakse. Väga-väga hästi tehtud võistlus. No ütleme nii, et Annika on enda poolt kõik teinud, et natukenegi siin ärevust tekitada. Ja leedulanna on ka näidanud, et jõudu tal on ja pikkus tal on, et ei tohiks olla nagu mingi probleemi, eks ju. Aga Atlase kivid on täpselt selline ala, et kus me oleme näinud, et võib juhtuda palju erinevaid asju. Ikka võib. Ja... No jällegi, selles suhtes tahaks teha näo, et mis nüüd juhtus, aga me mõlemad Markus tõenäoliselt mäletame seda asja. Jäi meelde küll, et selline moment, kivi on peal. Ja teise... No, see, mis praegu toimub, on lihtsalt... Lohakus. Või... Rapsimine, lohakus või siis see tunne, et ma pean nagu 5 ala võitma ja panema täiega, aga nagu ma ütlesin ka, et see sekund on väga väärt aeg, mida investeerida ilusti kivi paika sättimise peale. Et tõe huvides on vaja sinna rahvale ära selgitada, tegelikult mindi ja toodi kuskilt Tartu avarustest teine 50-kilone kivi, sest seda esimest katset ju tegelikult ei oleks tohtinud ära lugeda, aga kõikide teiste võistlejatega peeti samamoodi aru, et kas me nüüd hakkame siin leedulannat karistama ja paneme talle 0. Ei, lasti ära tuua see 50-kilone kivi, see tõsteti peale, juba isegi enne seda otsustati, et mis seal ikka, et tegelikult sooritus oli tehtud, nii et võit ikkagi läks Leedumaale. Jah, et sellist inventari purunemist ette näha, no seda vist ilmselt ei oska mitte keegi ja tõesti korraldajal ei ole topelt inventari koha peal olemas, et iga kell katki neid asja asendada, nii et just väga hästi lahendatud, väga ebamugav olukord. Eesti meistrivõistluste arvestuses tuli Eesti meistriks Anne-Mari Matsi, hõbemedal Marleen Mikk ja pronks Käroli Paatsi. Aga Tartu Rammunaine 2025 arvestuses lähevad kõik 3 medalit seekord Eestimaalt ära, 3. koht Santa Grivina, Lätimaale 2. koht Annika Karhu Soome ja 1. koht Lilia Venitšute Leedulanna. Selleks korraks ongi kõik. Aitäh, Markus! Me kohtume juba järgmisel nädalal, kui on eetris viimane saade ja välja vaja selgitada meeste avatud klassi Eesti meistritiitel.